Ja kuna kooliaasta alles algas, siis lähemegi meie nüüd vaatame, kus kõik need vihikud ja kaustikud valmivad. Räägi meile natuke lähemalt, kuhu me täna jõudnud oleme. Tere tulemast! Olete jõudnud siis ajaloolisesse Kohila paberivabrikusse. Kust kõik see Kohila paberivabrik üldse nüüd alguse sai? No tegelikult on niimoodi, et Kohila paberivabrik sai oma alguse juba üle 130 aasta tagasi, kui tegeleti nii-öelda saetööstusega, puidutööstusega. Ja aastal 1907, kui siis hüdroenergia muudeti paberitööstuse kõlbulikuks, siis hakati siin samas Kohilas tootma pabertooteid, mida me toodame siis ka tänapäevani. Ja mis need pabertooted täpsemalt nüüd on, mida te toodate siin? Jaa, see on hea küsimus. Selles mõttes, et meil ei ole olemas nagu ühte ainsat toodet, vaid meie tootevalikus on nii kaustikud, vihikud, spiraalplokid, akvarellplokid, toodame registraatoreid, millest umbes 3/4 läheb Eestist välja. Aga üks unikaalne eestimaine tootmine. Ja võib-olla materjali valikust ka lähemalt, et millest te lähtute üldse, kui te teete erinevaid kaustikuid ja vihikuid? Me eelkõige lähtume ikkagi tarbija huvist, et lastele müüb pilt, aga kui materjali valikust rääkida, siis on jätkuvalt meie tehasel FSC sertifikaat, mis tähendab, et me oleme väga hästi kursis, kust meie materjal tuleb, ehk et me oleme loodushoidlikud. Ja kus teie võib-olla vihikuid ja spiraalkaustikuid üldse leida võib ja osta võib endale? Sellest osast, mis meil eksporti ei lähe, on meil suurim klient on meie emafirma Charlotte, mille kõikides kauplustes on meie tooted on kenasti leitavad, kus müüjad väga hea meelega ja väga professionaalselt suunavad siis just õige tooteni. Kuidas üldse teiega nüüd ühendust saada, et kui keegi soovibki endale nüüd näiteks T-särki tellida või soovib eraldi bännerit tellida? Jaa, selle jaoks on meil meiliaadress, kuhu võib kõik soovid julgelt kirja panna. Ja kui on soov tulla vaatama, kuidas me siin toimetame, siis loomulikult võib ka sellest märku anda. Tõesti väga põnev ajalooline hoone ning juba järgmisel korral räägime, millega lisaks nad veel tegelevad kui ainult vihikud ja kaustikud.